Tere õhtust! Mina olen tõepoolest etnoloog, ma töötan Eesti Rahva Muuseumis vanemteadurina ja mul on tõesti väga hea meel täna siin esineda, kuna olles tegelenud ka nõukogude aja argikultuuriga pikemat aega, olen täheldanud, et tegelikult kui räägitakse nõukogude ajast, siis tavaliselt on käibel teatud klišeed ja üldse kiputakse rohkem rääkima poliitikast. Ja seetõttu on ka äärmiselt teretulnud, et Peedist pesumasina näitus just nendele igapäevaelu aspektidele juhib tähelepanu ja et ta väärtustab ka siis tavainimese ja tavalise pere oskusi ja leidlikkust tollal igapäevaste probleemidega toime tulla ja kõige kiuste luua siis sellises düsfunktsionaalses süsteemis omaenda toimiv maailm. Kui me anname hinnangut nõukogude ajale või kui keegi seda annab, kipub jääma mulje, et tegu oli täieliku katkestusega mitte üksnes poliitikas, vaid ka olmes. Aga etnoloogina mind on huvitanud just vastupidised need käitumismustrid või taktikad, kuidas siis nagu seda Eesti kultuuri järjepidevust hoiti ja ma olen juba pikemat aega propageerinud seda teesi, et tegelikult just kodu oli see koht, kus seda järjepidevust hoiti. Ja kui ma tsiteerin Rootsi etnoloogi Orvar Löfgreni, siis temaga soovitab otsida neid argistrateegiaid, mille abil siis luuakse hingamisruumi või kaitstud alasid domineeriva kultuuri soovituste, manitsuste ja õpetuste pideva tulva eest. See kehtib ka muidugi nõukogude aja kohta. Ja kui siis nõukogude elulaadi ju ametlikult nimetati sotsialistlikuks heaoluühiskonnaks, siis reaalsuses tõesti see oli pigem defitsiidi ja remondiühiskond. Või siis nagu on öelnud Horvaatia päritolu esseist ja sotsialismi uurija Slavenko Drakulic, valitses vaesuse ökoloogia. Ja täna ma siis kirjeldan peamiselt etnoloogia ja suulise ajaloo allikate põhjal kohanemise ja toimetuleku viise, milleks olid siis tutvusvõrgustike kasutamine, režiimi tüssamine ja ülekavaldamine, isetegemine ja isevarustamine, säästlikkus ja taaskasutus. Algul veidi üldistest mustritest ja siis mõnest konkreetsest märgilise tähendusega nähtusest või asjast, mis just seostuvad kodukultuuriga, nagu ühiskorter, individuaalelamu või ka ostuvõrk. Nüüd, nõukogude argiühiskonna üheks eripäraks oli töö ja eraelu põimumine täiesti erilisel viisil, kus siis töökoht sai kas siis lihtsalt toimetuleku või lausa siis isikliku heaolu ressursiks. See kujundas siis erilise vastastikuste teenete ja kaupade vahetuse võrgustikku, mida vene keeles on nimetatud terminiga blad. Eesti keeles võiks seda tõlkida näiteks, et käsi peseb kätt. Kaupade ju kättesaadavust ju iseloomustas määramatus, ebakindlus ja seetõttu inimesed pidid olema tahes-tahtmata väga paindlikud, väga head suhtlejad ja väga loovad inimesed. Kujunes siis nii-öelda teisene majandus või ka varimajandus, mis ulatus piiripealsest poolseaduslikust kuni siis täiesti mastaapse varguse ja kriminaalse tegevuseni. Aga rääkides siis sellest töökohast kui ressursist, et olid ju tegelikult asutuste poolt täiesti ametlikult pakutud soodustused, ligipääsud teatud kaupadele või teenustele. Ja
üks selliseid kõige tuntumaid, võib öelda isegi suurettevõtteid oli Kiirovi kalurikolhoos Viimsis, mida juba nõukogude ajal ka nimetati nii-öelda kas mõisaks või ka riigis. Selle juhid juurutasid tegelikult kapitalistlikke juhtimis- ja majandamismeetodeid muidugi teatud raamides ja seal nõuti väga head ja ka rasket tööd, kuid pakuti vastu siis ka teenuseid ja olmetingimusi. Näiteks siis sellesse suure kolhoosi igasse osakonda iga ettevõtte juurde ehitati sööklad ja kes töötasid välitingimustes, toodi siis söökla või lausa restorani toit neile sinna põllule või objektile. Kolhoosi keskuses oli oma kaubakeskus, kus olid kala- ja lihakauplused. Sinna ei saanud minna igaüks, vaid ainult need siis kolhoosi töötajad, kes olid teinud väga hästi oma põhitööd, aga nad olid käinud ka siis põllutöödel abiks, siis kas kartuleid võtmas või midagi istutamas ja said selle eest spetsiaalseid talonge. Ka palgad olid seal tunduvalt suuremad kui mujal. Näiteks kalurid võisid saada 1000 rubla palka, juhatuse autojuht umbes 400 rubla, samas kui keskmine palk, ütleme seal 70-ndatel, oli umbes 150 rubla. Rääkides kodust, mitte ainult, et sa said tööajal hästi süüa, ka anti suuri soodustusi oma maja ehitamisel. Anti väga soodsalt laenu, tasuta krunte. Ja seda kodukultuuri edendati tegelikult ka nii-öelda Eesti-aegsel viisil. Korraldati näiteks kodu kaunistamise võistlusi. Nii et lihtsalt see on näide, kuidas selle nõukogude süsteemi sees oli nagu matrjoška, seal võisid olla sellised erilised pooloaasid, kus siis nii-öelda inimene kaupu ja teenuseid sai. Edasi mitte üksnes asutused, aga ka teatud elukutsete esindajad, kes töötasid nii-öelda strateegilistel ametikohtadel. See ametikohtade loetelu on päris pikk, loomulikult siis paremate kaupluste juhatajad, eeskätt müüjad, restoranide administraatorid, aga ka siis nii-öelda ettevõtete töötajad, kus siis ettevõtetes toodeti defitsiitset kaupa. Tartu puhul siis võib näiteks tuua Tartu vanema nimega kammivabriku, hiljema nimega plastmasstoodete katsetehase, kus toodeti kilekotte. Ja üks meie muuseumi kirjasaatja proua Mare, kes on sündinud 1943, on kirjutanud, et ta läks siis väga selge eesmärgiga õppima majandust, et ta suunati tööle Tartu kammivabrikusse. Ja ta kirjutab nii, tsiteerin. Alates 1969. aasta sügisest töötasin Tartu kammivabriku turustusosakonnas ja vastutasuks soovitud kamme, majapidamisvidinaid ning kilekotte, eriti just kilekotte, sain ma headele tuttavatele alati viia ja siis vastukaaluks tutvuste kaudu otse laost võisin saada konserveeritud tomateid, herneid ja muudki head paremat. Ja oligi käibeväljendiks tollal, et kilekotid avavad kõik uksed. See tundub meile tänapäeval täiesti sürreaalne, sest kilekott on midagi väga triviaalset, aga tookord mustal turul võidi neid müüa mitme rubla eest, välismaa kilekotte näiteks 5 rubla eest. Teine näide, televiisori montöör. Siin on nüüd üks tore pilt meie arhiivikogust, kus me näeme siis ühte esimestest televiisoritest, mida pidulikult siis vaadati kollektiivselt. Nüüd küpsel nõukogude ajal 70-ndatel, 80-ndatel küll
enamasti igal perel juba televiisor oli kodus, mis aga oli teema, need televiisorid ei olnud väga kvaliteetsed. Nad vajasid pidevalt remonti. Lisaks sellele Põhja-Eestis oli võimalik siis spetsiaalse paigaldatud ploki abil vaadata Soome televisiooni. Selleks tuli koju kutsuda nii-öelda mitteametlik montöör, olid ka vajalikud teatud antennide seadistamised näiteks maja katusel ja muidugi need montöörid teenisid esiteks väga hästi rahas, aga veelgi paremini kaupades ja teenustes. Ja ma toon nüüd ühe näite ühest mälestuste raamatust. Kirjanik ja dramaturg Loone Ots oma teoses Mustamäe valss kirjeldab siis oma lapsepõlve kodu, kus isa oli nimelt televiisori montöör. Nad said uue korteri, kuidas seda sisustati. Tsiteerin. Isa läks mööblipoodi, kasutas isiklikku sarmi, tungis direktorini ja pistis talle pihku nii palju 10 rublaseid kui vaja. Selle peale ilmus ühel õhtul maja ette veoauto, kust kogu maja kiiva pilgu all laaditi maha suurepärane Rumeenia polüesterkomplekt Magnoolia. Lahti käib 6 inimese söögilaud pehmete toolidega, puhvet, kummut ja raamatukapp, kõik üliväärikad mahagonitooni. Ja edasi. Isal kui kaablimehel oli vägev tutvus, mis lubas majja tuua uue põlvkonna teleka, tohutu suure ekraaniga teleri temp. See võeti tema jaoks lausa ministeeriumi erifondist. Mõnel ametikohal saadi toiduaineid ka lihtsalt varastades, kuid see ei olnud selles mõttes kriminaalne tegevus, et eesmärk ei olnud see varastatud kaup iseenesest, vaid vahetus. Ehk siis tegelikult toimis naturaalmajandus. Ja jällegi ma tsiteerin ühte Eesti Rahva Muuseumile saadetud kirjeldust, kus siis isa, kes oli siis nõukogude ajal töötas Tartu lihakombinaadis katlakütjana. Tsitaat. Tavaliselt, kui isa öises vahetuses tööl oli, ajas ta oma auto lihakombinaadi tara taha ja tema kaaslane viskas vorstipaki üle tara. Vorstid olid hangitud juba päeval otse vorstimeistri käest ja öösel toimetas isa need kohe koju. Minu isa kodus olid Moskva suitsuvorstid, mida ta siis pagaritööstuses töötavate pagaritega saiade vastu vahetas. Samuti jätkus vorste ka sugulastele ja tuttavatele, nii edasi, kuidas siis hangiti prillid, kuidas hangiti mööblit ja nõnda edasi. Eks kõigi nende tegevuste ümber ole ka oma jagu sellist mütoloogiat. Ja see pilt toredast koerast Rexist, see pärineb siis tegelikult Facebooki grupist Nostalgiline toit. Ma ei saa kontrollida, kas see on tõde või on see legend, kuid igatahes levisid jutud, et siis spetsiaalselt väljaõpetatud koerad käisid lihakombinaadi aia tagant ja viisid sealt paki siis oma peremehele. Nii et kõik nii-öelda olid välja õpetatud. Just, ja muidugi siis ka siis, mida vahetati ka teenuseid toidu vastu, et kindlasti väga tuntud on siis maal, kuidas kasutati kolhoosi traktorit ja traktoristi, kes kündis üles ka isikliku aiamaa ja talle ikkagi reeglina maksti siis viinapudeliga. Või siis ka perekondlikeks sündmusteks oli päris loomulik kasutada asutuse ressursse. Üks näide siis üks mees, kes töötas tegelikult raudteel, ka tema naine siis õmblusvabrikus ja nende lapsed siis, kui nad abiellusid, siis selle nii-öelda vaikimisi korraldas õmblusvabrik. Tsitaat, pojapulmad 1982.
toimusid Aakre jahimajandis. Enne pulmapäeva sõitsid õmblusvabriku kokad asutuse bussiga ja toiduvarudega kohale. Valmistasid seal külmroad ja soojad toidud, pulmapäevaks katsid laua. Aga loomulikult me ei pea arvama, et need kokad ise nüüd jäid tasuta või tänuta. Et eks neile siis ka maksti ja tehti kingitusi eraldi. Ja ka siis selline altkäemaksu võimalus oli alati, mis hästi töötas. Ja siin me näeme jällegi, et kuidas siis see tööelu ja kodune elu olid põimunud, et tegelikult sa ei saanudki oma tööd sageli teha ilma ametkondliku altkäemaksuta. Et näiteks ju Eesti ettevõtete juhid pidid käima Moskvas saamas siis fonde, limiite, kinnitamas plaane. Sinna tuli ikkagi minna siis Eesti šokolaadiga või Vana-Tallinna likööriga. Kuid ka kohalikul tasandil ministeeriumide kontrollid või siis ka sanitaarepidemioloogia jaama töötajad, tänapäeva mõistes on see tervisekaitsetöötajad, käisid kontrollimas sööklaid ja restorane. Ja see on väga inimlik, eks ole, et kui toitu on vähe ja sa lähed asutust kontrollima ja sulle kaetakse uhke laud ja sulle antakse kaasa toidupakk, et võib-olla sa nii ühe kui teise suhtes pigistad silma kinni. See mingil juhul ei kehti nüüd nende konkreetsete inimeste kohta, kes siin pildil on, et see on puhtalt illustratiivne. Aga neid kirjeldusi on omajagu. Ja näiteks üks tsitaat ka härralt, kes siis töötas Kalatööstuse ministeeriumis kaadrite osakonna juhatajana. Tsitaat. Kui tuli käia väljas kalatööstusi kontrollimas, siis oli autopagasnikus, tekkis autopagasnikusse ikka kast kalu või konserve. Kuigi ma neid sinna ei palunud panna. See oli tolleaegne harjumus. Aga loomulikult harjumusest ega ta ei võtnud neid sealt ka pagasnikust välja siis, ei andnud tagasi. Nii, jah, siin on veel üks näide siis nendest kaupadest, mida kasutati ka altkäemaksuna, kuid olid ka sellised käitumise mudelid või mustri, mida tuli järgida. Et näiteks siis Tartu Ülikooli õppejõud Kaljo Villaka oma mälestustes kirjeldab, et tema oli arstiteadlane, aga ta kaitses Moskvas oma kraade ja tuli osata meelitada ja kingitusi viia siis mitte seda akadeemilise komisjoni esimehele, vaid kõige strateegilisemad isikud olid siis need sekretärid. Ja neid siis tunti üldnimetuse all Marfa Apelsinovna. Et neile siis tuli viia, eks ole, nagu nimigi ütleb, frukte, šokolaadi. Nendega tuli minna kohvikusse ja olla muidu väga selline galantne. Ka siis Villaka kirjeldab näiteks, et kandidaaditöö kaitsmiseks talle eraldati lausa ametlikult Tartu Ülikooli fondist Arsi juveelitooteid, et ta siis saaks neid kinkida vajalikele inimestele. Muidugi kogu see süsteem ju tavainimesele oli rõhuv, ta tekitas kindlasti alandust, ebamugavust, aga kui me loeme mälestusi, siis seal ei puudu ka see helge pool, et tegelikult ka inimesed tajusid niisugust tegevust vastastikuse abistamisena ja mingisugusel moel nagu sõpruse või solidaarsuse väljendusena. Et see ei olnud nagu nii üheselt halvana tajutud. Ja võib-olla üks näide ka jällegi teenete vahetusest, mis oli sõprusega põimunud, et see nüüd tuleb Raplast. Üks härra Einvald oli seal teeninduskombinaadi direktor ja tal oli väga hea sõber, kes oli piimakombinaadi direktor. Ja piimakombinaadi direktor siis tegi talle ettepaneku, et kuule, et hakkame koos lõunat sööma.
aga mitte siis kodus, vaid ühine lõunasöök toimus siis umbes sellises piimakombinaadi sööklas. Aga milles oli nagu point, et see oli kinnine söökla. See oli mõeldud ainult oma töötajatele ja kirjeldus oli siis järgmine. Lubatud võõraste nimekiri oli kassas. Seal oli laual tasuta rõõsk ja hapukoor, värske piim, suhkur või kamapulber, sai leib ja keefir, söö palju tahad, vaid supi ja prae pidid ise välja ostma. Kuid need olid seal tunduvalt odavamad ja portsjonid suuremad kui tavalises sööklas. Nii et tegelikult härra Einvald oma meenutustes ta on väga positiivne, sest et tal oli väga hea sõber, nad veetsid meeldivalt aega ja ta nii-öelda unustab selle, et tegelikult, eks ole, võib-olla tema naaber niisugust privileegi ei omanud. Omaette teema on nõukogude nomenklatuur. Sellest on kirjutatud pikki monograafiaid ja ma ainult riivamisi seda siin puudutan ja ütlen, et keda huvitab Eesti nomenklatuuri toidukultuur, et ma möödunud aastal avaldasin ühe väikse artikli ajakirjas Tuna sel teemal, et võib lugeda, pealkiri on Terviseks seltsimehed. Aga siin siis minu meelest tore pilt täiesti nõukogude aja algusest. Meil oli nõukogude aktiviste üsna vähe, aga seda magusam oli nende elu. Et nagu te siin näete, valimiste einelauas siis nauditakse nii puuvilja kui ka napse ja siin siis see tehing oli loomulikult nii-öelda oma hinge müümine, eks ole, parteile ja valitsusele. Nii et tehingute iseloom oli väga mitmekesine. Ka siis üks täiesti unikaalne kirjeldus ühelt proualt, kes siis töötas EKP Keskkomitee laohoidjana. Tema saatis Kirjandusmuuseumile oma mälestused ja ma loen ette siis paar lauset ka sellest. Kui tavalistest kauplustes ja toidupoodides oli kaupadest puudus, elasime meie nagu teises maailmas. Pühade puhul saime paremat kaupa. Naturaalseid viinereid, täissuitsuvorsti, musta ja punast kalamarja, lihakonserve, kalleid välismaa likööre, kommikarpe. Ja 2 korda nädalas oli õigus siis saada nii-öelda tavalisi toiduaineid. Aga tema nii-öelda kokkuvõte oli see, toitsime ära sugulased, tuttavad, sõbrannad. Nüüd aga minnes konkreetselt siis, siin veel toredad revolutsiooniveteranid siis tähistamas oktoobri revolutsiooni 50. aastapäeva, et sugugi ka mitte kuiva suuga, seda ei tee. Aga tulles siis füüsilise kodu juurde, et üks ainulaadne fenomen oli ühiskorter. Ka Eesti sõjajärgsetel kümnenditel need olid suhteliselt levinud, kuna suur osa elamispinnast oli hävinud meie linnades siis üle poole lausa. Venemaal ühiskorteri kultuur kujunes juba varem, pärast oktoobri revolutsiooni, kui siis endistelt suurte korterite omanikelt need natsionaliseeriti ja paigutati siis igasse tuppa üks perekond. Seda nimetati ka nii-öelda eufemismiga lihtsalt tihendamiseks. See tähendas siis niisugust elulaadi, kus tuli jagada kööki, WC-d, vannituba ja muidugi siis neid ühiseid koridore. Ja selle kaudu siis tuleb esile niisugune nõukogude ideoloogia poolt kujundatud koduse elu eripära. Nagu kerge taibata, tekkis siin sageli kultuurikonflikte, kuigi püüti kuidagi jagada, et nagu näete, seal on üks uks, eks ole, kus igaühel on siiski erinev kell või siis, kui vähegi ruumi oli, erinevad valamud, mis küll kõige kaunimad ei ole, aga ka mõned kirjeldused Eestist. Näiteks siis tuntud
tippkommunisti Endel Sõgeli poeg Urmas Sõgel on oma mälestustes kirjutanud lapsepõlvest 50-ndatel, kus isegi nii-öelda tippkommunist veel pidi elama ühiskorteris. See oli küll Kadriorus. Ja tsitaat on siis järgmine. Kööki, tualetti ja vannituba tuli jagada naabritega. Ühisköök oli pidevate konfliktide allikaks, eriti kui 2 perenaist samaaegselt köögis toimetas. Kriiskavate naiste vandumisega vürtsitatud sõnasõda, teineteise peale sülitamine, närviline pottide ja pannidega kolistamine. Kõik see oli nii tavaline, et sellele ma erilist tähelepanu ei pööranud. Reeglina lõppes köögisõda minu Venemaal karastunud ema võiduga ulguva naabrinaise üle. Sai, mis tahtis, teatas ema rahulolevalt ning asus toitu serveerima. Või ka siis natukene selline vähem võidukas olukord, kus siis üks pere, Eesti pere elas 60-ndate algul Paldiskis ühiskorteris Nõukogude mereväelastega ja nad olid sunnitud tähistama siis Nõukogude tähtpäevi. Ja üks siis ERM-ile saadetud kirjeldus on siis järgmine, et naabrid siis eesotsas mereväeleitnant Volkoviga organiseerisid ühise peolaua 23. veebruaril, mis oli siis Nõukogude armee aastapäev. Ohvitseride naised viskasid kõvasti kärakat, tavaliselt valget viina. Kui koguneti, olid meestel viinapudelid vööl, nagu talvepaleed vallutavatel madrustel granaate. Peale kergemat sissejuhatust läks lahti postakanu, mis tähendab seda, et oli ära juua terve klaasitäis viina. Need koosviibimised minu abikaasale, ehk siis naisele, olid lausa piinavad. Esiteks oli ta täiskarsklane, teiseks valdas väga nõrgalt vene keelt. Kord üks mereväe kapten ütles, et me peaksime ka kodus omavahel vene keelt rääkima. See oli kindlasti väga õudne elamus. Omaette teema oli see, kui siis kaaselanikuks oli alkohoolik, et näiteks siis ta võis, gaasikraani lahti unustada köögis või lõhkuda midagi. Ja muidu olid tülid kerged tulema ja ka tõepoolest Nõukogude kuritegevuse statistikas esimesel kohal olid olmetülid ehk siis bõtavuha, mis siis võisid lõppeda ka muidugi väga kurvalt. Ja statistiliselt olid siis neid kuritegudest umbes pool. Aga oli ka leebemaid kokkupõrkeid, näiteks siis ühe nii-öelda eestiaegse pere korterisse Tartus Aleksandri tänaval majutati siis ka uued naabrid ja pere kunstiteosed olid seintel. Ühel päeval siis ühele maalile oli lisandunud väike punalipuga laev, et naaber oli siis otsustanud täiendada seda teost. Kuid ka küllalt levinud oli ka see, et kui oli siis eestiaegne korter või ka tsaareaegne korter kaminaga ja toas oli parkettpõrand, võis ka siis mõnele üürilisele tunduda väga mugav kütta seda parketti siis ära. Aga ikkagi elu ühiskorteris tuli kuidagi korraldada ja tavaliselt kehtisid teatud kokkulepped või reeglid, olgu siis suulised või kirjalikud. Koostati näiteks graafikuid köögi või vannitoa kasutamise kohta või siis ka füüsiliselt jagati lihtsalt need pinnad ära. Näiteks siis ajakirjanik Mari Tarand on kirjeldanud oma lapsepõlve Tallinnas Pärnu maantee ühiskorteris. Ja tema isa, tuntud kirjanik Paul Viiding, oli tegelikult hariduselt matemaatik.
ja Mari siis jutustab, kuidas siis Paul iga kuu siis nii-öelda tegi oma kirjutuslaua taga arvutusi, jagamaks ära elektrit, veekulu ja kõike muud. Ja köögilaud siis oli üks ja sellest oli siis 2/3 nende pere oma, 1/3 ühe naabri oma ja puupliidi pealne siis teise naabri oma. Nii et kuidagi see asi toimis. Muidugi meie kodukultuuril on pigem omane see, et soovitakse süüa privaatselt, et selline einestamine on nagu intiimne toiming. Ja seetõttu pigem tehti köögis küll söök valmis, aga püüti siis süüa oma toas. Ja ma ise ka oma esimesed 5 eluaastat olen elanud ühiskorteris ja meil oli täpselt samamoodi, kuigi meil mingeid suuri konflikte õnneks ei olnud. Edasi üks teema, mida ka teie näitus väga ilusti kajastab, siis individuaalelamu. Aga enne kui ma lähen, ma veel mainin seda, et ühiskorter on ka niisugune metafoor. Ja vene ajaloolane Juris Leskin ongi kirjutanud artikli Nõukogude Liit kui ühiskorter. Et see on ka eesti keelde tõlgitud, Vikerkaares on ta ilmunud, kus ta siis nagu ütleb, et tegelikult ka liiduvabariigid nii-öelda eraldasid ennast oma tuppa nagu siis ühiskorteri kaaslased. Aga tulles Eesti juurde jälle, et meie siis Nõukogude kodukultuuri eripäraks oli just siis nimelt eramajade ehk siis Nõukogude terminoloogias individuaalelamute suur osakaal. Neid ehitati kõige arvukamalt 50-ndatel, 60-ndatel, enne kui algas siis suur paneelehitus. Ja mõnes väikelinnas on siiamaani neid üle 90% majadest. Tegelikult seda soodustas ka asjaolu, et jagati alates 45. aastast tasuta krunte, kuigi krunt võis olla kuni 600 ruutmeetrit. Ja see tasuta kruntide eraldamine kestis kuni 1963. aastani. Samuti võis võtta suhteliselt soodsat laenu. Nüüd enamik nendest majaehitajatest tegelikult ei olnud rikkad. Nad olid pigem keskklassi inimesed, kes ei kuulunud nomenklatuuri ja neil ei olnud võimalik saada riigilt nii-öelda kingitusena korterit. Ja erandiks olid tõesti üksikud kollaborandid, siis kas parteijuhid või ka siis nii-öelda punakirjanikud või kunstnikud, nagu näiteks Egon Rannet või Hans Leberecht, kes siis said sellised villad endale. Aga päris palju oli neid majaehitajate hulgas kolhoosidest linna nii-öelda pagenud peresid, tegelikult ka küüditatud, tagasipöördunud küüditatuid, kes olid tegelikult ka harjunud oma kätega palju tegema. Ja see oli muidugi kulukam ja aeglasem oma kodu saamise tee, aga inimeste jaoks see ikkagi tähendas palju suuremat privaatsust ja võimalust ka luua lausa füüsilist distantsi selle süsteemiga, selle avaliku ruumiga. Ja nagu on ka arhitektuuriloolased juhtinud tähelepanu, et see eristumine Nõukogude tegelikkusest väljendus ka stiilis. Et just siis sõjajärgsetel kümnenditel need majaprojektid olid üsna äravahetamiseni sarnased sõjaeelse Saksamaa stiiliga. Hiljem juba 60-ndatel ja 70-ndatel võeti väga palju üle Soome arhitektuurist, kui me mõtleme need suurte puukarniisidega majadele, tõesti seal ei ole midagi nõukogulikku. Ja 70-ndatest ka hakati rohkem tellima
arhitektidel individuaalprojektiga maju, sest raha oli rohkem, arhitekte oli palju ja seda on huvitavalt iseloomustanud Leonhard Laapin. Ta kirjutab, et see oli väga ainulaadne fenomen, milles võib näha individualistlike eestlaste varjatud protesti okupatsioonivõimude kõike nivelleeriva poliitika vastu, isikuvabaduste piiramise ning äriinitsiatiivi ahistamise vastu. Ja võib-olla ta natukene pateetiliselt isegi ütleb, et majad olid sümbolid oma seesmisele sõltumatusele. Ma arvan, et kindlasti sageli ju seda see tavaline maja ehitaja ei teadvustanud niimoodi, aga mingi iva selles muidugi on. Ja minu enda ka välitööd ja intervjuud tegelikult seda kinnitavad, et tõesti inimesed hindasid oma nõukaajal loodud kodu puhul just võimalust luua selline oma tuba, oma luba, oma eraldatud varjupaik, omaette maailm. Kuid muidugi me ei saa unustada, et ju ainult dissidendid said astuda võimuga avalikku konflikti ja kõik teised pidid tegema kas suuremaid või väiksemaid kompromisse. Ja nagu ka siin teie näitusel on hea tõdeda, et see algas juba ju maja planeerimisest. Tuli siis ehitada ainult kindlatesse rajoonidesse, mis oli siis generaalplaanides ette nähtud. Tuli kinni pidada ametlikest normidest ja need normid ajas vähenesid tegelikult. Et paljud on kuulnud, et normiks oli 60 ruutmeetrit elamispinda. Tegelikult see kehtestati 1958, et varem võisid majad olla suuremad. Kuid kasulik pind võis olla eramus 90 ruutmeetrit ja seetõttu siis projektile sageli joonistati juurde igasuguseid abiruume, suuremaid kööke, aga tegelikult kasutati neid ikkagi eluruumidena. Näiteks siis küllalt levinud oli siis ehitada garaaži peale pesu kuivatamise ruum. Tegelikult siis tuba, eks ole. Või siis sai luua siseruumides suured esikud, trepimademed, suured rõdud või ka siis oli hea nipp, et miks neid viilkatusega maju nii palju ehitati. Et hea nipp oli jätta see viilualune välja ehitamata alguses. Siis maja võeti vastu, aga seda ei arvestatud elamispinnana ja pärast siis ikkagi tehti sinna tuba või toad. Ja sellest laenust veel, et riik siis algul pakkus 7-aastase tähtajaga laenu 2% aasta intressiga kuni 10 000 rubla, aga 30% kuludest pidi kandma laenu saaja või asendama selle enda või pereliikmete tööga. Ja siit siis tuleb see, et aastate ja mõnel juhul isegi aastakümnete kaupa käidi ja ehitati oma kätega neid maju, mis muidugi ka tegi selle maja eriti kalliks. Ja siit ka see arusaam, et eestlasele väga meeldib ehitada, et see oli tegelikult ka ikkagi osaliselt hädavajadus. Ka ehitusmaterjali hankimine oli äärmiselt keeruline. Ehituskive, laudu, tsementi ja muud sellist sai osta ostuloaga, mille hankimine oli omaette töö. Ja ostuluba ei tähendanud seda, et materjali oleks siis saanud. Tihti tuli oodata kuid, enne kui siis just see materjal lattu tuli. Siis on strateegiline inimene oli muidugi laohoidja, kellega sai siis diili teha. Teatud kaupa sai osta mustalt turult ja ka siis detaile võis saada ka siis ettevõtetest. Näiteks siis sõber töötas kuskil metalli ettevõttes ja tõi lihtsalt mõne kraani või nurga oma kotis välja.
Mõnes ettevõttes võisid ka töötajad nagu legaalselt ka midagi osta sellest kaubast, toodangust ja seda siis vaheltkasuga edasi müüa. Käibele võeti ka sellised väljendid nagu, mis varjasid seda, neid tehinguid. Näiteks see, et käisin Leipzigi messil, tähendas seda, et tegelikult varastati laost või laoplatsilt siis ehitusmaterjale. Üks ka kirjeldus. Jah, siin me näeme muidugi neid ametlikke klantspilte kodudest, et see kõik muidugi nii ilus alati ei olnud. Aga tsitaat siis pärineb majandusteadlase ja poliitiku Uno Mereste Sulest, kes 50-ndatel ehitas maja Meriväljale ja ta töötas ülikoolis, seetõttu tal väga palju ressursse ei olnud. Ja tsitaat siis: meil oli maja väliskarp juba valmis, katuski peal, ent keldri ja esimese korruse betoonist vahelagi seisis pool aastat valamata, sest polnud raudtalasid, mille vahele seda valada. Maja oli keldri põrandast kuni katuseharjani seest tühi nagu silotorn. Vahelaed alad hankis meile lõpuks kirjanik Raimond Kaugver, kes oli tollal Tallinna trammi trustis mingi väiksem ülemus. Ta taotles loa osta endale trustist vanu, kõveraid ja kõlbmatuid trammirööpaid, kuna neid olevat vaja tema suvila ehitamiseks. Rööpad tõi ta ka trammitrusti autoga Meriväljale. Ja siis nõnda see maja siis valmis sai. Nüüd rääkides ka maamajadest, tegelikult kui sinna ehitati linnatüüpi maju või kortermaju, siis tegelikult nad sageli ei vastanud inimeste vajadustele. Näiteks seal olid väiksed köögid ja puudusid sahvrid, puudusid riiete hoiuruumid ja siis leidikud inimesed lihtsalt vannitoast lammutasid välja vanni ja boileri ja tegid selle sahvriks. Muidugi mitte ametlikult, eks ole. Ja sellest individuaalelamu ehitamisest veel, et see kujunes ka mingil määral diagnoosiks. Et ka neuroloog Ainele Margasik on vist käibele toonud sellise väljendi nagu individuaalehitaja sündroom. Ehk siis lihtsalt inimene põles läbi vaimselt ja füüsiliselt meeleheitlikus püüus endale kodu rajada. Aga jällegi sellel mündil on ka teine pool, et mälestustes ikkagi seda oma kodu ehitamist ja selle elamist meenutatakse suure nostalgiaga. See oli ikkagi midagi ilusat. Ehitati ikkagi nagu müüri enda ja nõukogude tegelikkuse vahele, isegi kui see müür oli nagu nii või naa illusoorne. Aga jah, kuidas siis koduga sisustati, kuidas seal elati. Jällegi nõukogude ideoloogia rõhutas ju seda, et kõik uueneb, kõik muutub, kõik on uus, kerkivad uued kortermajad, sinna tuuakse uus mööbel. Aga siin nüüd on huvitav lugeda vanema põlve etnoloogide välitöömaterjale ja ka artikleid, kus nemad toovad täiesti selle selge statistika välja, et ka näiteks siis veel 60ndate keskel Võru rajooni maaelanikest 77% elas tegelikult sõjaeelsetes elamutes, kus valdavalt oli kasutusel enne 1940. aastat muretsetud sisustus. Nagu siin võib näha. Või siis ka see mugavus, elementaarne mugavus nagu elekter. Et loomulikult nõukogude inimene, eks ole, elab elektri valgusel, kuid 1964 veel oli kolmandik meie maaperedest ilma elektrita. Ja ka siis etnoloog Ellen Karu on kirjutanud 60ndate lõpus, kirjeldades siis Pärnu, Haapsalu
kolhoosides tehtud kodusid, et paljudes kohtades vaid vahariie laual reedab, et tegemist pole 19. sajandi lõppaastatega. Et tegelikult see ajalugu nii-öelda elas edasi ja mõistagi see vana mööbel ei olnud mitte tingitud sellest, et inimene eelistas sellist stiili, vaid see oli sageli lihtsalt tingitud ka vaesusest ja sellest, et uus mööbel oli defitsiitne, ta oli kole, ta oli ebakvaliteetne. Mis veel Nõukogude kodu iseloomustab? Ta oli tegelikult ka nii-öelda ladu, laopind. Oli vaja hoida seal nii kauba kui toiduvarusid, kuid selleks ei olnud ju tänapäevaseid, eks ole, suuri külmikuid, ei olnud sügavkülmikuid, olid võib-olla vanad keldrid. Ja mis siis tehti? Et linnatingimustes näiteks siis viidi toit mitteköetavasse garaaži, siis ütleme, igapäevatoit võidi riputada kotiga akna välisküljele, maal võidi hoida seda kaevus, aga just varumine on siis Nõukogude kodukultuuri üks märksõnasid. Asjud oli osta igaks juhuks, sest kunagi ei olnud teada, millal siis miski müügilt kaob. Kuna ka siis nii-öelda see kadumine, ka selles ei olnud loogikat, et täiesti sürreaalsel moel, ühel päeval ei olnud jahu, teisel päeval ei olnud soola ja kolmandat asja ei olnud kunagi. Nii et seetõttu siis nii köögikapid kui ka elutabade sektsioonid olid täis kuivaineid, seepi, kangaid, voodipesu. Ma arvan, et ma ei ole ainuke, kellel on siiamaani nõukogudeaegseid voodipesu objekte kodus. Ja ka siis muidugi see käeliste oskuste säilimine ja hoidistamine, käsitöö tegemine ja ka nende tulemuste üle uhkuse tundmine. Et lihtsalt mitte see, et ma siin tegin, eks ole, hoidiseid, vaid et kui palju ma tegin, ma pidin neid tegema ikkagi 10. Mul on ikkagi neid rohkem kui naabrinaisel. Või siis ka, et sa sisustad, nagu see avaslaid näitas, eks ole, sa nii-öelda vooderdad oma elutoa siis selle nii-öelda ise tehtud padjakeste ja kangastega. Aga ka mööbel. Et teil on siin ka väljas üks väga tore ise tehtud kapp. Neid juhuseid oli palju. Tehti ka täiesti kogu nii-öelda seina katvaid köögi, mööblikomplekte, elutöösektsioone. Oli inimesi, kes lihtsalt põhimõtteliselt, neile ei meeldinud see nõukogulik stiil, neile ei meeldinud see vajadus minna kedagi paluma. Ja siis oli targem ise teha. Aga siis Nõukogude ajas ka siis säilis see nii-öelda eestiaegne teadmine ja oskus, et kas või siis eestiaegne kodumajandus, kultuur, mida kandsid edasi sellised prouad nagu Hilda Ottenson või Salme Masso, kes siis rääkisid täpselt sama juttu, mida ka 30. aastatel. Et kuidas siis ikkagi korralik kodu peab välja nägema, kuidas seda koristada, kuidas süüa teha. Et kodu on siis selline kultuurne keskkond ikkagi. Et see oli siis niisugune ka see teadmiste ressurss, mis aitas nõukaajal toime tulla. Ja ei saa ka mööda loomulikult aiamaast, et mida siis ka kasutati kui suurt ressurssi, kuigi isikliku aiamaa ametlik lubatud suurus oli suhteliselt väike, ainult 0,6 kuni 0,6 hektarit. Kuid vaatamata sellele siis 70. lõpus toodeti 90% kartulitest, puuviljadest ja marjadest
samuti lausa 40% lihast Eestis, Nõukogude Eestis siis just nendes isiklikes majapidamistes. Ja rääkides leidlikkusest, siin on ka täiesti kurioosseid näiteid isegi nende inimeste puhul, kes olid küüditatud. Ja üks minu meelest kõige vapustavamaid näiteid on tuntud kohvikupidaja Nikolai Kultase elust, kes siis juba küüditati 1941, aga kes suutis ennast Vorkuta lähistel sisse seada täiesti ulmelises maailmas. Seda kirjeldab tema tütar, tsitaat. Isa oli välja töötanud skeemi, mille abil meil oli alati küllalt ja eriti head toitu. Ta oli sõbrunenud Moskva Vorkuta ja Leningradi Vorkuta restoranvagunite kokkadega. Suurtes linnades, nagu Moskva ja Leningrad, oli alati kõike saada, selle aja kohta madalate hindadega. Niisiis, iga kord, kui rong meist möödus, oli isa rongijaamas, et võtta vastu tellitud toidukraam, mille eest ta maksis topelt hinna. Kui ma saabusin vanemate uude koju, sealsamas siis Vorkutas, leidsin eest ka külmkapi. Viimane oli kokku pandud kohalikus Gulagi varuosade töökojas, kuid oli täis delikatesse, kalamarja, suitsukala, mune, hapukoort. Väikeses oma tehtud kapis hoidis isa veine, mis oli hangitud samal viisil. Nii selline nagu supermanager suudab toime tulla praktiliselt, eks ole, inimtühjas tundras ja ta ikkagi elab nagu Eesti ajal. Ja viimane näide, siis nüüd selle pildi eest ma pean tänama poliitik Liisa Pakostat, sest need on tema vanaema ja isa, kes siis nõukogude ajal toovad või viivad pere toiduvarusid Tallinnas. Aga see pideva kaubajahi sümboliks on siis see võrkkott, ehk sellel oli palju nimesid, üks nime oli näiteks Setka, Avoska, ka Moskva portfell. Tegelikult oli ta väga praktiline, sest et ta pidas vastu kuni 70-kilosele raskusele ja seda hakati tootma 30-ndatel juba. Kusjuures ka praegu on see hästi trendikas seoses rohelise mõtlemisega, seda saab osta ka IKEA-st ja mujalt, aga ta on osa nõukogude mütoloogiast. Ja on ka üks tore salm, kes vene keelt oskab, võib lugeda vene keeles, et paremal Setka, vasakul Svetka, ees viisaastaku plaan, aga taga purjus Ivan. Et kõik siis keerles selle võrkkoti ümber. See on siis ise tehtud võrkkott, üks meremees tegi selle siis kala võrgumaterjalidest. Eriti populaarne Eestis oli see Ida-Virumaal, sest et kui käidi näiteks oste tegema suletud linnas Sillamäel, siis kui sul oli see kott kaasas, siis sa nagu äratasid usaldust, et sa oled oma. Teisalt jällegi, mis seda mütoloogilist aspekti puudutab, see on ju läbipaistev. Ehk siis kõik nägid, mis sul seal kotis olid ja mida sa oled siis hankinud. Ehk siis ta sümboliseerib ka igasuguse privaatsuse puudumist siis nõukogude elus. Ja lõpuks siis seda kasutati ka asenduskülmikuna, et pandi siis piim näiteks selle sisse ja siis riputati akna taha. Aga nüüd, kuna aeg hakkab ümber saama, siis tuleb mainida ka siis seda, et kui nüüd need kaubad olid koju toodud, siis ka ei olnud väheoluline, kuidas neid serveeriti. Ja Eesti kultuuris nõukogude ajal
just see siis nii-öelda korralikult kaetud linaga, ilusa serviisiga laud oli nii-öelda üks asi, mis jällegi eristas seda nii-öelda meie maailma sellest teisest või võõrast. Ja kui nagu meenutada ka seda neid 70-ndaid ja 80-ndaid, et väga populaarne oli suur süldilaud ja sellel oli ka mingisugune kompensatsiooni tähendus, et inimesed siis nii-öelda ka mitte üksnes, et nad tahtsid palju süüa, vaid nad ka näitasid, et nad ikkagi tulevad toime, näed, ma ikkagi suutsin selle suitsuvorsti ära tuua, et ma olen ju täitsa tubli ja seda kõike me nii-öelda nüüd pühitseme. Ja lõpuks, et lisada glamuuri, ka leiutati koduste vahenditega siis pidulikke lauakaunistusi. Ja võib-olla siis meil täna sobib lõpetada selle uhke praega, mis on serveeritud vannitoari peeglil. Et siis sära, kogu uhkus ja sära on siis ühes koos. Aitäh!